Tere, mina olen Kaia beebikoolist ja tänane teema on meil kakamine ja kõhukinnisus. Esimene beebikaka on siis mekoonium, mis on selline hästi tume ja paari päeva pärast läheb see üle nii-öelda tavaliseks beebikakaks. Tavaline beebikaka on selline kollakas, ta võib olla tükiline, ta lõhnab hapukalt. Beebi võib kakada peale igat toidukorda või siis võib olla perioode, kus ta kakab ka näiteks korra 10 päeva jooksul. Et see on täiesti normaalne, kuna rinnapiim lihtsalt võib nii hästi seeduda, et põhimõtteliselt sellest lihtsalt jääke ei jäägi. Nüüd need lapsed, kes saavad rinnapiima asendajat, nende kaka on nüüd natukene tahkem ja natukene tumedam. Nende regulaarsus on oluliselt parem, ehk siis umbes korra päevas kakab beebi. Kui nüüd beebi hakkab saama lisatoitu, siis põhiline mure, mis kimbutab lapsi, on kõhukinnisus. Ja kõhukinnisusega on tegu, kui laps kakab siis alla 3 korra nädalas. Kaka on kõva ja kakamine on valulik. Enamasti on põhjuseks vähene vedeliku kogus. Võib veel põhjuseks olla ka see, et sa näiteks vahetad piimasegu või sa võõrutad rinnapiimast või sa vahetad näiteks rinnapiima piimasegu vastu. Võib veel põhjuseks olla liiga vähene või liiga ühekülgne ja kiudainete vaene toit. Ja tekib vahel ka nõiaring, et kui lapsel on valus kakada, siis ta hoiab oma kakat kinni ja tänu sellele see kõhukinnisus muutub järjest hullemaks. Mis siis teha, kui on lapsel kõhukinnisus? Kõigepealt anda talle piisavalt palju vett, et nii kui sa hakkad andma talle lisatoitu, paku juurde ka vett. Võib-olla ta alguses kohe ei taha seda, aga proovi. Et isegi kui ta näiteks tassist ei ole nõus sul kohe jooma, et anna talle kas või lusikaga väikeseid lonksusid, et ta saaks selle harjumuse kätte vett tarbida. Ja vett võiks anda talle siis juua nii söögikordade ajal kui ka söögikordade vahepeal. Ära mine selles mõttes lihtsamat teed, et paku talle mahlu, kui ta vett ei taha, et muidu on hiljem sul veel keerulisem minna üle vee peale. Ja mahlaga on veel see halb asi, et see teeb lapsel kõhu täis, ehk siis ta ei söö pärast piisavalt ja kolmandaks veel hammastele mõjub halvasti. Kui nüüd vett annate piisavalt, siis mida veel võib teha on, et toiduga annad talle näiteks teravilja putrusid. Kaaraelves sobib imehästi. Et seal on piisavalt palju kiudaineid, mis siis aitavad soolestikul paremini soolestikust läbi käia. Väldi mannat ja riisi, kuna need on sellised toitained, mis just panevad kõhu kinni. Siis veel väga hästi aitab, kui sa paned pudrule juurde õli, sest õli teeb kaka natukene pehmemaks. Aitab ka anda lastele õuna, ploomi ja pirnipüreed. See sisaldab aineid, mis siis ka teevad kaka natukene vedelemaks. Lihtsalt ka marjad, mis sisaldavad palju vedelikku, veel puuviljad, köögiviljad on head, et lisaks vedelikule sisaldavad nad ka kiudaineid, mis siis aitavad jällegi soodustada seedimist. Kusjuures eriti head on mustad ploomid ja ka musta ploomi mahl. Et seda mahla näiteks pudru sisse segada on väga hea. Vältida tasub banaani ja kartulit, sest need teevad pigem ka kõhu kinni. Veel, mis võib aidata, on füüsiline aktiivsus. Ma tean, et laps küll ilmselt sul kõndima ei lähe, kui ta on sul mingisugune 7-8 kuune, aga lase tal näiteks kas või lihtsalt rullida või
hüpita teda oma süles, et ka selline aktiivsus aitab kindlasti kaasa. Veel, mis sa võid teha, on jalgadega näiteks võimelda, et vajutada jalgadega tal kõhu peale ja teha ka kõhumassaaži, et siis ringed liigutused päripäeva, et see aitab nagu seedimisele kaasa. Siis mida veel võib teha, soe vann on see, mis võib aidata ka kõhukinnisuse puhul. Kui nüüd on niimoodi, et ikkagi 2 nädalat on olnud lapsel kõht kinni ja sa näed, et tal on valus olla, ta on kahvatu, ta ei ole juurde võtnud, ta ei taha süüa, ja ka kakamine põhjustab talle endiselt valu, et vot siis peaks ikkagi pöörduma arsti poole. Teine probleem veel, mis võib tulla, on see, et lapsel muutub jällegi liiga tihedaks kakamine ja väljaheide on liiga vedel, ehk siis täitsa selline vesine. Et vot selle põhjuseks võib olla mittesobiv toiduaine, ehk siis mingi allergia või talumatus, mille puhul siis, kui sa elimineerid selle toiduaine, mis põhjustab seda, et siis see kaebus tavaliselt taandub. Samuti võib olla ka infektsioon põhjuseks, et on kõht liiga lahti. See peaks üle minema, ütleme, nädalaga ja eriti, kui on sellega koos kaasneb oksendamine, palavik, nahalööve, laps ei võta juurde, siis oleks jällegi vaja edasised uuringud ja pöörduda kindlasti perearsti poole. Nüüd arsti poole veel pöördu kindlasti ka, kui kaka on selline liiga limane. Lima võib olla natukene vahepeal, aga kui on ikka juba, sa näed, et on liiga limane ja verine, siis see on ka põhjus, et miks pöörduda arsti poole. Samamoodi kui kaka on ka sihuke valkjas hall, sest ka see viitab sapiprobleemile ja sellega peaks tegelema arst. Ühesõnaga, kuulama sisetunnet, et kui sa ikka näed, et lapsel on mingid vaevusi ja ta ei võta juurde, et igal juhul võid konsulteerida arstiga. Minu poolt ongi täna kõik. Kui teil on veel mingisuguseid muresid või probleeme, mida võiksime käsitleda, siis andke meile märku ja see info läheb üles ka kõik meie kodulehele www.babycall.ee. Head kooskasvamist!